Täna siis on meil käsil istutustööd. Tegemist on siin endise põllumaaga, mis oli sööti kasvanud. Umbes aasta aega tagasi tegime siin uuendusraie. Siin oligi peamiselt pajuvõsa, mõned üksikud kased, haab oli ka veidi. Kilotiniga võtsime pajuvõsa maha ja siis üksikud suuremad puud siis tegime saemestega. Kuidas siis töö siin käib? Töövahenditeks on meil täna istutustoru ja siis näitan ka, kuidas istutuslabidaga saab taimi istutada. Nii. Toruga on iseenesest väga lihtne. Toru maa sisse ja niisugune pedaal. Vajuta siit. Lähevad mokad lahti. Taim sisse. Välja. Toru kinni. Kindlasti peab siit tihendama. Kui õhuvahe jääb sisse, siis hoiab taim lihtsalt ära. Nii. Ongi edasi. Taime vahe umbes 2 meetrit. Pinnas hästi savine. Nõuab natuke vaeva, et tihendada seda. Mullapalli läbimõõt on 55 millimeetrit. On ka suuremaid ja on ka väiksemaid. Ideaalis toruga istutades peaks toru läbimõõt ka 55 olema. Praegu ongi, meil on 63 millimeetrine toru, siis jääbki see vahe natuke suur, et peab lisatööd tegema, seda mulda tihendada. Lähme edasi. Siin veel juurde, et on väga oluline, et enne istutamist saaks maapind mineraliseeritud. Eile meil käis maapinnatraktor. Põhimõte ongi, tal on 2 ketasatran taga ja siis jooksidki terve selle ala läbi. Ongi vagude vahe on kuskil 1,5 meetrit. Ja see on mitmes mõttes oluline. Esiteks on mugavam istutada, selged vaod on sees ja hiljem on tunduvalt parem hooldada ka seda noorendikku ja rohurinne ka ei tule nii palju peale kohe esimesel suvel. Mitu olulist asja. Ja just väga tähtis, et kui on selline endine põllumaa, et kõrge veina, siis see on väga tüütu istutada ja pärast on kindel, et need taimi üles ei leia. Aga meie nüüd jätkame töödega ja tuleb veel väga pikk päev. Jõudu kõigile! On ka siuke istutusvahend. Selle nimi on istutuslabidas, rahvakeeliga kanadalabidas. Sellega saab nii potitaimi kui avajuurset taimi istutada. Kuna siin pinnas on hästi savine ja praegu on vihmad ilm, siis see savi nagu liimub kinni. Toruga istutades jääb, õhuvahe jääb nii suur, et siis peab käte abi palju kasutama, et seda mullapalli kinni tihendada. Sellega on võib-olla isegi natuke lihtsam siin. Samamoodi augu
parema käega juba mulda kobestada. Nii, taimullas. Tahtsin teile näidata, et vaadake siia ümberringi. Läksime päris palju kuuski järgi. Noh, ega nendel mingit funktsionaalset ülesannet ei ole, aga lihtsalt natuke silmailu ja siis natuke bioloogilist mitmekesisust ka. Tulevikus võiks segamets olla. Ja väikse kuuski on ise ka juba üsna mitu tükki nägin, et on seemnest ise tulnud.